Tere jälle, mu hea kuulaja, mu hea sõber. Olen nii paljudelt saanud tagasisidet selle kohta, kuidas minu esimesed vlogid on kõnetanud ja toetanud inimesi. Ja ennekõike tänasel ajal, kus maailmas ja meil endil siin Eestimaal on ajad tohutu kiirusega muutumas. Ja tead, mul on tohutult hea meel, et täna ei ole me enam ammugi selles maailmas, kus veel paar kuud tagasi. Ja teadmine, et ees ootab veel hoopis teistsugune maailm, on lihtsalt ääretult põnev. Ma usun ka siiralt, et paljud inimesed täna minuga kuidagi sama meelt ei oska olla, aga võib-olla on see sõnum just omal kohal. Minu silma ja kõrva on aina enam jõudnud viimasel ajal ümbritsevate inimeste väga äärmuslikud ja radikaalsed, võiks isegi öelda agressiivsed seisukohad. Ja ühtpidi ma mõistan seda vägagi, kuid teistpidi paneb see mind ikka mõtlema ja kaalutlema selle üle, kes me inimestena oma algolemuselt siiski oleme. Teate ju küll, et juba varasemalt olen ma kirjutanud, et mina usun headusesse. Ja ma tahan täna samuti uskuda inimeste sügavasse headusesse. Ma tahan uskuda, et me kõik oleme loodud siiski headeks. Aga teeme lihtsalt vahel valikuid, mis võivad viia meid sellelt teelt kõrvale. Ja siis kipume ennast süüdistama ja lööma käega kõigele, mis on oluline. Laseme sellega ka teistel ennast süüdistada ning õlgu kehitades jätkame oma teed, nagu see olekski uus normaalsus. Aga veel kord, mina usun headusesse ja ma usun hoolimisse ja empaatiasse, ma usun inimlikkusesse ja ma usun armastusse. Minu võimuses on täna fokusseerida inimeste vaimse tervise heaolule ja selle toetamisele ning anda teada, et keegi ei pea olema üksi. Niisiis, mu head inimesed, kes te täna kuulate ja vaatate seda, minu jaoks on vajalik anda midagi tagasi siia maailmale. Ja olen ka varem öelnud, et kui ma suudan ja saan aidata kas või ühel inimesel oma elus teha vajaliku muudatuse, siis ma olen nõus seda tegema. Maikuu jooksul pakun välja teile 4 kuupäeva, kus te saate registreerida mulle vastuvõtule seekord selle eest raha mitte maksmata. Ja seda ennekõike just nimelt seetõttu, et praegune olukord on meile kõigile olnud küllaltki väljakutseid esitav ja tahan anda omalt poolt tagasi midagi maailmale. Niisiis, kui sa soovid tulla minu vastuvõtule just nimelt seetõttu, et oled valmis tõeliselt panustama ja pühendama oma tähelepanu, siis kirjuta mulle mõne lausega niinimetatud motivatsioonikiri, et teaksin, mida ja kuidas saaksin sind aidata. Täna on minu võimuses anda inimestele võimalus ja see on vähim, mida ma teie heaks teha saan.